Hepta tegeleb elektriliinide õhust seiramisega ja nende tehnilise analüüsiga. Ja see lugu sai alguse sellest, kui me oma kaasasutajatega kõndsime läbi neid tuhandeid kilomeetreid elektriliine, läbi tormide, paksu lume, jõgede, järvede. Ja see töö oli üsna aeganõudev, üsna raske, see ei meeldinud meile. Me hakkasime tegema seda mehitatud helikopteritega. See töö oli väga kallis, meil oli vähe kliente ja see töö ka ei meeldinud meile. Ja me jõudsime tänase droonide arenduse ja selle lahenduseni. Kuidas startup kiiresti kasvaks? Et seal on kindlasti väga mustmiljon erinevat X-faktorit. Et kindlasti ma ütleks, et kõige põhilisem on kaasasutajate ja meeskonna sisemine motivatsioon ja varasem kogemus valdkonnas. Droonidesse tulevik on see, kui droone on igapäevaselt rohkem õhus kui lennukeid. Nad läbivad riikidevahelisi vahemaid, sadu ja tuhandeid kilomeetreid, täidavad mustmiljon erinevat ülesannet ja kindlasti on integreeritud edukalt tavalennuliiklusesse. Ma arvan, et Eesti saab kindlasti olla droonides esirinnas, sest et juba ainuüksi Eesti väiksuse tõttu, et see, et Eesti riik oleks kaetud reaalajas igasuguse piirkonna info kättesaadavusega, et mida siis droonid meile toovad ja sealhulgas ka muidugi logistika. Tulevik on 5 aasta pärast. Soomes juba sel suvel on üks selline äge startup nagu Volocopter, kes arendabki inimeste liiklemiseks mõeldud mehitamata lennuvahendeid ja nad testivad juulis Helsingi kesklinnas esimesi droonitaksosid. Ma arvan, põhiline põhjus, miks droonidega täna nii vähe äri tehakse, on selles, et kuigi droonid on juba aastakümneid suletud ringkonnades eksisteerinud, siis tegelikult selline massiline drooninduse populaarsuse kasv on tegelikult jääb siin 4-5 aasta taha. Ehk siis droonindus alles lapsekingades, täpselt samamoodi nendega paralleelselt käivad regulatsioonid on alles lapsekingades. Ütleks, et see valdkond peaks olema rohkem läbi mõeldud, et on riike, kus ta on väga hästi reguleeritud, on riike, kus ta on ülereguleeritud, kuid selline keskmine tase on see, et kuna droonindus on niivõrd kiiresti meieni jõudnud viimase 4-5 aastaga, siis väga palju regulatsioone on lihtsalt läbi mõtlemata, ehk siis neid võidakse ära kuritarvitada või siis ta võib teisest otsast piirata tehnoloogilist arengut. Tegelikult Eesti on juba alustanud, et nad on astunud õiged sammud selleks, et droonid ja seadusandlus käiks käsikäes ja seadusandlus ei takistaks tehnoloogilisi arenguid. Eesti on loonud koos Euroopa Liidu ja lähiriikidega ja drooni arendajatega koostöögrupid, kus töötatakse välja erinevaid stsenaariume ja sealhulgas seadusi, et kuidas droonid oleksid integreeritud tavalennundusse ja lennuliiklusesse. Ma arvan, soovitakski alustada üldse sellest, et mis on tegelikult kliendi vajadus, et mitte lahendada seda sellest, et on hobi droonide vastu, vaid tegelikult mida saab kliendil kõigist ära teha ja kas droon on selleks õige vahend. Et kui see on lahendatud, siis tegelikult valdkondi on palju, et meil ongi põllumajandus, korrakaitse, metsandus, raudteed ja nii edasi, kõike, mida saab droonidega seirata, kuni siis sinnamaani välja, et nendega midagi vedada.